tere tulemast! Kas olete valmis ühe kägedaks seikluseks? Täna läheme reisile ühte väga erilise ja natuke salapärasesse paika. Selle koha nimi on tundra. Lähme ja uurime koos, mis saladusi see imeline maailm peidab. Vaadake seda pilti. See siin ongi tundra. Üks suur ja avar maa, mis on kaetud pehme valge lumega. On ju ilus. Aga kas te märkate, et midagi on siit justkui puudu? Vaadake hoolega. Just. Siin ei ole suuri ja kõrgeid puid, nagu me oleme harjunud metsades nägema. Tundub natuke tühi, eks? Miks see nii on? See ongi meie esimene suur saladus. Kas olete valmis sellest saladuse lahendama? Suurepärane! Paneme siis oma uurijamütsid pähe ja asume teele, et avastada, mis teeb selle koha nii eriliseks. Okei, alustame siis päris algusest. Mis asi see tundra täpselt on? Mis teeb selle koha nii teistsuguseks? Siin on meil lihtsne seletus. Tundra on siis suur ja lage maa. See tähendab, et seal ei ole metsa, kõik on hästi avar. Lisaks on seal tihti märk ja väga külm. Kujutage ette, et külm on nii terav, et lausa näpistab nina otsast. Ja just sellepärast, et on nii külm, ei saagi suured puud seal kasvada. Aga kus need tundrad siis asuvad? Vaatame koos seda maailmakaarti. Näete seda suurt palli? See on meie kodu, planeet Maa. Nüüd vaadake päris üles sinna tippu, nagu maal oleks müts peas. Need pruunid alad seal tipus ongi tundrad. Need asuvad väga kaugel põhjas, kus ongi kõige külmem. Nüüd me teame, kus tundra asub, aga uurime, milline on seal ilm. Kas te arvate, et seal on soe ja päikseline nagu meil suvel rannas? Vaevalt. Tundra ilm ja aastaajad on hoopis teistsugused ja väga erilised. Vaatame kohe lähemalt. Jah, just täpselt. Tundras ei ole päev ja öö üldse sellised nagu meil. Seal on need hoopis pikemad ja väga imelikud. Kohe näete, miks. Vaatake neid kahte pilki. Vasakul pool on täitsa pime. Seda aega kutsutakse polaarööks. Natuke hirmus, kas pole? Ja paremal pool on jälle väga valge ja päikseline. Selle aja nimi on polaarpäev. Nii et polaaröö ja polaarpäev. Vaatame, mida nüüd nimed tähendavad. Polaaröö on aeg sügaval talvel. See on nii eriline, sellepärast et päike ei tõusegi hommikul üles. Kujutage ette, et ärkate üles, aga õues on ikka pime. Mängite toas, õues on pime. Sööte õhtust, õues on ikka pime. Ja see kestab mitu nädalat järjest. Nagu päike magaks pikka talveunde. See ongi polaaröö. Aga polaarpäev on täpselt vastupidine. See on suvel ja siis päike ei lähegi magama. Kujutage ette, et päike on nagu väike laps, kes ei taha üldse voodisse minna. Ta paistab taevas nii päeval kui ka öösel. Kogu aeg on valge. See tähendab, et saaks õues mängida isegi siis, kui on tegelikult juba uneaeg. Päris lahe, eks? Okei, me teame nüüd, et ilm on tundras karm ning päevad ja ööd on väga erilised. Aga kuidas taimed sellises kohas üldse elada saavad? Nüüd jõuame tagasi meie esimese suure küsimuse juurde. Kas mäletate, miks tundras ei kasva suuri kõrgeid puid? Vastus on peidus sügaval maa sees. Ja siin see vastus ongi. Vaadake pilti. See on nagu tükk maad, mis on pooleks lõigatud. Peal on natuke mulda ja rohtu, aga mis seal all on? Paks kiht jääd. See ei ole tavaline jää, mis kevadel ära sulab. Ei, see maa on sügavalt külmunud ja ei sula mitte kunagi ära. Sellel on eriline nimi. Igakelts. Proovime koos öelda. Igikelts. See tähendabki igavesti külmunud maad. See pilt siin aitab meil veel paremini aru saada. Vaadake, kõige peal on taimed. Nende all on see pruun, õhke mullakiht. Ainult see pealmine kiht sulab suvel natuke soojaks. Aga vaadake, mis selle all on. See suur sinine osa ongi igakelts, paks kiht jääd ja külmunud maad. Suure puu juured tahaksid kasvada sügavale, aga nad ei saa sellest jääst läbi. See on nagu betoonisein. Ja just sellepärast ei saagi tundras kasvada suuri puidi. Aga väikesed ja nutikad taimed saavad seal hakkama. Vaadake seda pilti. Kas te usute, et see on paju? Jah, ongi, aga ta on väga pisike. Ta ei kasva püsti, vaid hoopis roomab mööda maad, et külma tuule eest peitu pugeda. Näete seda tikku seal kõrval. See paju on isegi väiksem kui tikutops. Just nii väiksed ongi tundra taimed. Nojah, taimed on siis väikesed, aga millised loomad selles külmas ja tuulises paigas elavad? Lähme tutvume nendega. Tundra loomad on väga targad ja osavad. Et külmas ellu jääda ja ennast vaenlaste eest peita, on neil üks väga kaval trikk. Nad vahetavad oma karvkatet ehk kasukat.
see on natuke nagu riite vahetamine. Suveks ühed riided ja talveks teised. Ja siin ongi nende tarkus. Suvel, kui maa on pruunikas, on ka nende kasukas pruun. Nii on neid raske märgata, nad sulanduvad ümbrusega. Aga talvel, kui kõik on kaetud valge lumega, mis värvi on nende kasukas siis? Muidugi, valge. Nii saavad nad lume sisse ära peita ja kiskjad ei näe neid. Väga tark. Siin on meil suurepärane näide. See on polaarrebane. Vaatake tema ilusat, paksu ja lumivalget talvekasukat. Teda on valge lume peal peaaegu võimatu märgata. Kas pole? See on ideaalne peidupaik. Ja siin on veel üks peituse mängu meister. See on valge jänes. Ka tema kannab talvel lumivalget kasukat. See aitab tal kiskjate, näiteks selle sama polaarreba seest peitu pugeda. Ja muidugi, kes veel elab tundras, need on kuulsad põhjapõdrad. Nad on selle kohas sümbolid. Neil on paks ja soe kasukas ning vaadake neid suuri kapju. Need on nagu lumekingad, mis aitavad neil lumes kõndida, ilma et nad sisse vajuksid. Meie reis tundrasse hakkabki lõppema. Teeme ühe kiire kokkuvõtte ja tuletame meelde kõik need saladused, mis me täna koos avastasime. Niisiis, mida me tundra kohta õppisime? Esiteks, seal on väga külm ja maa on sügavalt jääs. Selle nimi on igikelts. Teiseks, selle igikeltsa pärast ei kasva seal suuri puid, vaid ainult väga väikesed taimed. Kolmandaks, seal elavad targad loomad, kes vahetavad oma kasukat vastavalt aastaaegale. Ja neljandaks, seal on eriline polaaröö, kui päike ei tõuse, ja eriline polaarpäev, kui päike ei looju. See oli meie seiklus tundras. Loodan, et teile meeldis. Nüüd on mul teile üks küsimus. Mis oli sinu jaoks kõige põnevam asi, mida sa täna teada said? Kas see, et päike ei lähegi suvel magama? Või see, et puud on väikesemad kui tikutops? Mõelge natuke ja räägige oma sõbrale või õpetajale. Suur aitäh teile ja kohtumiseni järgmisel seiklusel!